Krista Teearu annab meile täna ülevaate investeeringute kajastamisest raamatupidamises ja loodetavasti on teil kõigil pärast Krista ettekannet natukene selgem pilt, millega üks investor arvestama peaks. Krista, lava on sinu. Nii, tere ka minu poolt. Et siis vaatame, mis see raamatupidamine siis antud juhul on. Vaatame ettevõtte kaudu investeerimist, millal see on mõistlik ja millal ei ole. Vaatame natukene, kui otsustada ettevõtte kaudu investeerida, mida see raamatupidamine endast nagu kujutab ja mis kohustusi kaasa toob. Ja natuke räägime siis ka raamatupidamise reeglitest. Siin slaididel on rohkem infot, ma ei hakka kõiki ette lugema, aga need slaidid on vist pärast inimestele kätte ka saadavad. Et siis kellel huvi on, siis saab sealt natukene pikemalt lugeda. Vaatame korraga erinevaid investeerimisliike, siis finantsvarad, kinnisvarainvesteeringud ja järjest populaarsemad, eriti noorema IT-rahva seas on ka krüptod. Aga hakkame siis peale, et millal ettevõtte kaudu mõtet investeerida üldse on. Kindlasti on mõtet ettevõtte kaudu investeerida, kui tegevusega kaasnevad olulised kulud. Kui näiteks kui sa kinnisvara investeering, mis ostad korter, mis vajab renoveerimist, et sellised asjad on kindlasti mõtet ettevõtte kaudu teha. Ettevõtte kaudu ei ole mõtet teha, kui asjaga kaasnevad riigi poolt antavad soodustused, näiteks 3. sammas, väga toetatud, maksuefektiivne, seda ei saagi ettevõtte kaudu teha. Igasugused, siis on investeerimiskonto, mis katab noteeritud väärtpabereid, absoluutselt igal juhul mõtet sealt kaudu teha, palju lihtsam. Kindlasti, samamoodi eraisiku kaudu on mõtet teha selliseid pikaajalised asjad, et ostan kuldmünte, ostan, istub seal kuskil padja all, tal ei ole ettevõttega nagu midagi pistmist. Ettevõtte kaudu on mõtet investeerida kindlasti siis, kui sul ettevõttes on tulu, kui sul õnnestub teha mingisuguseid otsi, mida ma näen, renditakse autot välja, sõidetakse Bolti, tehakse mingisuguseid suvalisi tööotsi, raha võetakse ettevõttesse, välja ei võeta ja seda raha siis investeerid. Et siin tuleb natuke nagu kaaluda. Kindlasti on mõtet, et läbi ettevõtte teha sellised investeeringud, kus on tehingutest tuleb nii kasumeid kui kahjumeid. Näiteks ühisrahastus, et mingid asjad toovad tulu, aga mingid laenud lähevad maha kandmisele. Kui sa seda teed eraisiku alt, siis neid kulusid maha arvata ei saa. Ja siis tulemusele muutub täiesti pointlesseks. Täpselt samamoodi aktsiatega kauplemine, kasumlikelt tehingutelt pead tulumaksu maksma, kahjumeid maha arvata ei saa. Täpselt samamoodi krüptodega kauplemine, kasumilt maksad maksu, kahjumlikke asju maha arvata ei saa. Ehk ta nõuab natukene nagu kaalumist. Täpselt samamoodi ettevõtet ei ole mõtet teha kohe päris algul. Et proovi mõne tehinguga ikka järgi, kuidas läheb ja kuidas see tegevus selle sobib, et siis on, et ettevõttega siiski kaasnevad mingisugused kulud. Liiga väikse puhul ei ole mõtet. Mis on ettevõtte plussid ja miinused, väga suur pluss on võimalus kasutada maksuteelset raha, kui sa sellist raha saad ettevõttesse võtta. Igasugused kulude kandmise võimalused, lisaks otseselt investeeringutega seotud kuludele sa saad kasutada teenitud raha igasugusteks koolitusteks, saad mingeid raamatuid osta ja Eesti maksusüsteemi eripära tõttu sa saad seda raha pika aja jooksul reinvesteerida, ilma et vahepeal sentigi makse maksaks. Samamoodi ettevõte on ise laenuvõimeline, täiesti klassikaline skeem, mida tehakse, ostan ühe korteri või võib-olla teise eluaseme laenuga, maksan oma palgast selle laenu tagasi ettevõtte, aga annan korteri ettevõttele kasutada. Ja
üüritulu koguneb juba ettevõttesse, millel on 2+, sa kogud raha järgmise korteri sissemakseks, pluss sa tõestad pangale, et sa oled võimeline korterit edukalt välja üürima ja siis teise korteri ostmiseks lähed juba võtad pangast ettevõtte nimel laenu. Hästi klassikaline skeem, mida ma palju näen. Mis on miinused, on see, et ta vajab raamatupidamist. See on selline nii ja naasi, kui sa ise natukene viitsid süveneda, siis kui midagi väga keerulist ei ole, saab sellega ise ära tehtud. Millega peab kindlasti arvestama, on see, et aastaaruanne on avalik, 2 eurot ja 2 minutit võib-olla. Et ka igasugused uudishimulikud tüüpid saavad ligi. Ütlen juurde, et keda see teema väga huvitab, siis täisühing on Eestis selline vorm, mille aastaaruanne ei ole avalik. Selle kohta on hästi palju küsimusi, mis on struktuur. Kõige klassikalisem struktuur, seda ei pea kohe tegema, seda võib pärast teha, on see, et sul on sinul kui eraisikul on üks ettevõte, mis on täiega passiivne. Seal on seal on riski mitte omavad investeeringud ja kui sul on ka mingi äritegevus, siis ka nende osalused. Ehk siis näiteks sul on üks investeerimisettevõte, kus on peotäis ühisrahastust, üks üürikorter ja osalus Amazonis kauplevas ettevõttes. Ja siis, kui sa selle Amazoni ettevõtte üles ehitad, paari aasta pärast maha müüd, siis selle ettevõtte müügist saadud tulu ei lähe mitte eraisikule, kust sa peaksid kohe tulumaksu ära maksma, aga selle võõrandamise tulu jääb investeerimise ettevõttesse ja jällegi sa saad seda raha maksuteelselt edasi investeerida. Ehk sellised suhteliselt lihtsad asjad tasuks algul läbi mõelda. Raha liigutamine kontsernis, see on selline võib-olla natukene next level asi, aga peab teadma, et ülalt alla saab alati raha liigutada, alt üles on keerulisem. Oluline teema raamatupidamise korraldus. Kui ettevõte on käibemaksukohustuslane, investeerimise puhul on see teemaks eeskätt kinnisvaras. Ja siis, kui on kas lühiajaline öör, ehk need Airbnb-d, mis praegu on olnud natukene varjusurmas, aga küll nad tagasi tulevad, või siis on tõesti nagu see flippimine või siis päris uute korterite ehitamine. Reeglina investeerimisettevõte ei ole käibemaksukohustuslane, tal ei ole mitte mingil, tal tõepoolest ei ole vaja igakuist raamatupidamist, hoiad aasta jooksul kõik oma tšekid alles ja keegi tuttav teeb sul teed ise või teeb mõni tuttav sul selle korra aastas ära. Kindlast, igakuine raamatupidamine tuleb kõnele siis, kui sul on kas on käibemaks või siis on tõesti nagu suurem kinnisvara portfell, kus saad mingeid muid asju ka raamatupidajale juba delegeerida. Et käibemaks on asi, mida kardetakse. Maksustatav käive tekib uue või parendatud kinnisvara müügil, samuti lühiajalisest üürist, maksuvaba, mis tekitab proportsionaalse käibemaksu kohustuslase, mis on natuke keerulisem asi, on eluruumüür, aga igasugused aktsiad, krüptod, need ei tekita ka proportsiooni, et need võivad ka olla näiteks mingisuguse äritegevusega koos. Ja kui ettevõtte müüakse, siis see ei ole üldse käive. Raamatupidamises, kui nüüd kedagi see teema nagu tõsisemalt huvitab, siis on põhimõtteliselt, kui sa võtad mingi investeeringu arvele, siis on 2 teemat, et kuidas sa võtad, mis sa siis teed, kui sa selle ostad ja siis teine on küsimus see, kas sa pead teda ümber hindama või ei pea. Bilansiread. Kui bilanss on, ma arvan, et seda vast ikka enamus tudengid teavad, et bilanss on üks raamatupidamise põhiaruanne, kus on siis kirjas kõik ettevõtte varad, kohustused ja oma kapital ja investeeringud istuvad erinevatel ridadel. Ja siis on finantsinvesteeringud, kuhu pannakse siis väärtpaberid, osalused, aga ka väärismetallid, igasugused nõuded,
otse antud laenud, ühisrahastused pannakse nõuete reale, varude reale pannakse üllataval kombel ka krüptod. No ja kinnisvara investeeringute all on siis kinnisvara asjad. Arvestusmeetodid, miks ma sellest üldse räägin, on see, et kui sa nagu lähed selle oma investeerimisettevõttega raamatupidaja juurde, siis see, kas sa mingeid asju hindad ümber või hinda, see on teema, mida sa peaksid ise natukene teadma. Muidu raamatupidaja teeb täpselt nii, nagu talle parasjagu meeldib ja see ei pruugi sulle tegelikult hea lahendus olla. Arvestusmeetodid on 3 tükki. On soetusmaksumus ehk sellega, millega ma ostsin, istub bilansis senikaua, kuni mingil põhjusel ma ei pea seda alla hindama. On korrigeeritud soetusmaksumus, kus ma juba tean, et selle objekti väärtus ajas väheneb. Laenu makstakse tagasi, põhivara amortiseeritakse ehk antakse jupikaupa kuluks. Ehk sa juba tead algusest peale, et selle väärtus ajas väheneb ja jällegi, kui on mingisugune jama, siis võib-olla peab alla hindama. Ja siis on õiglane väärtus, põhimõtteliselt turuhind, et näiteks vaatame kinnisvara investeeringut pärast poole. Siin on, mida arvestatakse, et lühidalt ütleks, et kui sa oled väike investor, ära näpi, ära lase ennast meelitada, et õiglane väärtus on oluline, kõik, mis on vähegi lubatud, on soetusmaksumuses ja las nad seal olla ja nad ei sega mitte kedagi. Kui ettevõttel on rohkem osanikke, kui sul on juba pangalaenud, kui sul on, või sa oled kellegilt teiselt laenu võtnud, siis on nagu next level. Aga senikaua, kuni sa oled üksinda, kuni sul ei ole mingisuguseid väliseid finantseerijaid, tee nii lühike aastaaruanne kui vähegi võimalik ja kasuta soetusmaksumust ja hoia asjad lihtsalt. Ma näen, üks küsimus on tulnud. Soetusmaksumuse kohta on selline küsimus, et sinna võib siis kanda näiteks aktsiate puhul need kulud, mis kaasnevad aktsiate ostmisega. Et LHV puhul on see asi selge, ostad välisaktsiaid, on kindel tasu. Aga kuidas näiteks Interactive Brokersi puhul seda kajastada, et seal need tasud, osad jooksevad sinna kuutasu sisse, midagi on eraldi, et kuidas seal võiks see kajastamine toimuda? Kui ta on juba liigitatud kuutasu sisse, siis ta on sul jooksev kulu. Aktsiate puhul on... Okei, vaatame seda pärast eraldi. Nii, see oli nüüd meetod. See on see, et mida võib millest kasutada. Igasugustel siin on ka see, et ka igasugused aktsiad võib hoida soetusmaksumuses. Minu meelest kas ainuke oligi, kus sa pead kasutama õiglast väärtust, on need, mis lähevad varudesse kaubeldavatena ehk krüptod. Ja ka seal on erand, et kui sa mahud veel selle mikroettevõtja alla, siis ma peast nüüd ei mäleta, mis ta oli. Siin on kirjas, et varad kuni 175 000, ka siis on sinnamaani on kõik asjad võivad olla soetusmaksumuses. Mikro ei tohigi õiglast väärtust kasutada. Minu soovitus noortele alustavatele hoia asjad nii lihtsalt, kui vähegi võimalik, ära hinda mitte midagi ümber, kõik on soetusmaksumuses ja su raamatupidamine on ka väga lihtne. Kui sa ostad mingisuguse asja, võtad ta bilanssi üles, liigitad ta õigesti ära, need reeglid on väga selged ja väga lihtsad ja niimoodi on. Ja müüd maha, siis läheb nagu maha. Siin on aruannete erinevus, mikro oli väiksel, et mikroettevõtja aruanne on hästi lühikene, mikrokohustus ja ka eelis on see, et ta ei tohi kasutada õiglast väärtust, ehk kõik on ostuhinnas. Nii, vaatame nüüd varasid eraldi. Finantsvaraks liigitatakse siis raha, ka valuutad, näiteks kui sa mingisuguseid erinevate valuutade vahedega siin vaikselt spekuleerid. Kõik võimalikud avalikult kaubeldavad aktsiad ja osalused, investeeringud teistesse ettevõtetesse, näiteks Funderbeamid,
igasugused laenud, mida sa oled otse välja andnud, igasugused ühisrahastused, need on kõik finantsvarad. Esmane arvel võtmine soetusmaksumuses, ostuhind koos otseselt seotud kuludega ja siin jagunevad kaheks finantsinvesteeringud, mis on siis väärtpaberid ja väärismetallid lähevad finantsinvesteeringu kontole, igasugused antud laenud, kus raha pärast selgelt tagasi liigub, on nõuete kontol. Arvestusmeetodid, ütlen veel kord, ostuhinnas ära hakka üldse ümber hindama. Allahindlus, kuigi, see on võib-olla natukene selline segasem asi, et kuigi sa oled väike ettevõtja ja sa kajastad oma investeeringuid soetusmaksumuses ehk siis ostuhinnas ja sa ei pea neid ümber hindama, aga ma ei tea, tegid Funderbeamis mingisuguse investeeringu mingisugusesse startupi, maksid 500 eurot. Nüüd on 2 aastat möödas ja too teatab, et kuule, asjad on ikka pekkis, me paneme uksed kinni. Ja siis sa pead selle investeeringu endale nulli alla hindama, sa ei saa seda 500 nagu lõpmatuseni edasi kanda. Et teatud juhtubid on ikka need, et iga aasta lõpus peab oma investeeringud nagu üle vaatama, et mis neist saanud on ja vajadusel alla hindama. Seda allahindlust saab pärast ka tühistada. Aga kui see natukene loogiliselt mõelda, ta ei ole mitte mingi tuumafüüsika. Allahindlus individuaalselt või kogumine, siin on natuke selgitust, et mismoodi seda teha. Millal ta bilansist välja võtta? On siis see, kui näiteks mingisugused nõuded võivad aeguda. Mul on laenu tähtaeg, andsin kellelegi aastaks laenu, ei maksnud tagasi, ma ise unustasin ka ära, raha ei küsinud, nüüd on 5 aastat möödas, küsin, et kuule, kus ma raha on? Ei, no mis raha? See on aegumistähtaeg on juba läbi, mis sa enam tahad. Ehk seda peab ka teadma. Kui sa midagi müüd maha, see on nagu loogilisem, et siis peab välja võtma. Väärtpaberid reeglina õiglases väärtuses, aga erand on see, et mikro siis ei kasuta. Osalused jällegi raamatupidamislikult igasuguseid võimalusi ja variante, täiesti lubatud soetusmaksumus, ära mõtle üle, jätta nii, nagu ta on. Antud laenude puhul on oluline see, et igasugused ühisrahastuse laenud, kuigi siin raamatupidamise teooria räägib tekkepõhisusest, siis ehk seda, et kui sa tead, et detsembri eest sa peaksid saama 100 eurot intressi, mis laekub jaanuaris, siis ta võiks olla detsembri ehk eelmise majandusaasta tulu. Selliseid kandeid on mõtet teha siis, kui nad on ikkagi natukenegi olulises summas. Ma olen näinud ka sellist kannet, et 1. jaanuaril laekus 1 euro panga konto intressi ja usin raamatupidajalisele tekkepõhiselt detsembri lõpu seisuga arvele võtnud. Et see on nagu pointless. Ja peab arvestama ka seda nagu nii suurust kui ka tõenäosust, et igasugused ühisrahastuse intressid laekuvad täpselt nii, nagu jumal juhatab, kajasta kassapõhiselt ja kõik elu lihtsam. Ühisrahastuse portaal on hästi erinevaid. Nende aruannete kvaliteet on hästi erinev, aga põhireegel on see, et otsi portaalist välja selline aruanne või siis teine võimalus Excelda neid tehinguväljavõtteid ja tee endale ära aruanne nimega Follow the Money. Raha oli algul nii palju, kandsin nii palju juurde, siis võtsin nii palju välja, andsin nii palju laene, sain nii palju intressi, nii palju laene laekus tagasi, ehk rahaperioodi algul, rahaperioodi lõpus ja kuidas ta täpselt erinevates liikides muutus. Sellise Exceli teed ära aasta peale kokku ja selle alusel teed kanded. Ja kindlasti endale ka arhiveerida siis detailne tehingute loetelu.
Kui raamatupidaja tuleb sulle rääkima, et kõik ühisrahastuse kanded tuleb ükshaaval sisse kanda, siis otsi teine raamatupidaja. Või veel parem, või mõtlen, see on tõesti selline asi, millega saab täitsa rahulikult ise ka hakkama. Tore, kui sa saad, ehk sa iga ühese rahastuse jaoks sa teed endale 2 tabelit tegelikult. Üks on siis raha algul ja raha lõpus ja nende vahelised liikumised ja hoia endale ka sellist tabelit, kus on siis laenud perioodi algul ja laenud perioodi lõpus. Antud laenud, tagasi laekunud laenud, ostetud, müüdud, et ka see liikumine on nagu paigas. Toorained, kui sa mingil põhjusel peaksid ikkagi ostma ettevõtte alt väärismetalle, siis need pannakse ka finantsinvesteeringute alla, võib täpselt samamoodi hoida soetusmaksumuses. Mets on bioloogilises varas. Kui sa peaksid mingil põhjusel kauplema toorainetega, siis need on varudes koos krüptodega. Kinnisvara investeering. Kinnisvara on ka hästi popp investeerimisobjekt. Kinnisvara on populaarne investeerimisobjekt eeskätt selle tõttu, et see on, ma arvan, ainuke investeerimisliik, millest praktiliselt iga inimene aru saab. Ostan korteri, pank annab laenu ka, siis maksan pangalaenu tagasi ja üürnik maksab mu pangalaenu makse kinni. Jumala lihtne ja loogiline. Ma arvan, et piisab isegi põhiharidusest, et sellest loogikast aru saada. Kõik igasugused aktsiad, ühislaenud, see nõuab juba natukese rohkem süvenemist. Kinnisvara investeering on selline populaarne ja lihtne investeering. Aga kui sinna natuke süveneda, siis võib-olla ta nii lihtne ei ole. Samas ma olen seda ka palju öelnud, et kõik need XIR-id ja protsendid ja kõik need on toredad, aga kõik raha, mida sa ära ei tarbi ja kuhugi kõrvale paned ja mis natukenegi kasvab, on igal juhul parem variant kui mõni purgilate või muu tore asi. Ehk siis jah, kinnisvara investeering on ostad kinnisvaraobjekti sellel eesmärgil, et mitte seda ise kasutada, aga teenida renditulu. Võetakse jälle arvele ostuhinnas koos tehingukuludega. Lubatud on mõlemad nüüd, et nii siis soetusmaksumus kui õiglane väärtus jällegi ära mõtle üle, kasuta soetusmaksumust, amortiseeri seda kui tavalist põhivara, elu märksa lihtsam. Kui ettevõte on päris suur, kui need objekte on palju, kui sul on erinevad investorid, kui sul on pangalaenud, see on see koht, kus võib hakata mõtlema igasuguste õiglaste väärtuste ja selliste asjade poole. Jällegi kõik artiklid räägivad, et kinnisvara investeering ja õiglane väärtus ja nii edasi, eks välistel osapooltel on muidugi parem teada, kas su korter maksab, ostsin 10 aastat tagasi 50 000-ga, tänaseks on 150 000, ma tean ise niikuinii, kui palju ta maksab. Mul on jumala ükskõik, mis ta seal raamatupidamise kirjas on, välistel osapooltel oleks muidugi huvitav teada, mis ta tegelikult on. Hinda, kes on aruande lugejad aastaaruande koostamisel. Kui sa oled ise ainult soetusmaksumus, nii vähe infot, kui äriregister vastu võtab. Kui neid huvilisi on rohkem, siis on see koht, kus tuleb hakata kaalu. Aga seni kaua, kuni ta on ainult sinu ettevõtte, jumala eest, ära tee oma elu keerulisemaks. Ja kinnisvara puhul on samamoodi ka siis, kui sa kasutad seda soetusmaksumuse meetodit või korrigeeritud soetusmaksumus antud juhul, kuna sa amortiseerid. Ka siis sa pead suhtuma kriitiliselt, et kas on vaja alla hinnata. Siin 2008, kui kinnisvara hinnad kukkusid ikka rõõmsalt pooleni sellest, mis see ostuhind oli, siis paraku peab aastaaruandes ka ikkagi alla hindama. Mingi 5% languse peal võiks veel õlgu kehitada. Siin on see, et mis on viited vara väärtuse langusele, iga kinnisvara investor üldiselt on päris kenasti kursis, kas hinnad tõusevad või langevad. Kui kinnisvara on
kajastatakse sellel korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, siis sellest üles hinnata ei saa, ainult allapoole. Ja allapoolset ümberhindlamist võib pärast tühistada. Siin on need varaväärsuse test, et see on juba natukene siuke fancy masi. Arvestuspõhimõtteid saab muuta, ehk kui sa täna teed otsuse, et kajastan selles korrigeeritud soetusmaksumuses, siis 5 aasta pärast võid rahulikult õiglusele väärtusele üle minna. Mis on huvitav, on parendused, ehk ütleme, kui sul on kinnisvaraobjekt, sa hakkad seda remontima. Kui sa värvid seinad ära või värvid lae ära, paned tapeedi seina, see on kulu. Kui sa ehitad kahetoalise korteri suurest toast 2 väikest tuba, ehitad seina vahele, siis see on see, mille võib bilanssi üles võtta ja edasi amortida. Krüptovarad on selline põnev asi, mis inimestel pakub huvi. Siin on igasugused need sõnad, ma arvan, keda see teema huvitab, neid sõnu teab. Kuidas mingit asja kajastatakse? See oli vist pärast veel. Kui sa ostad mingid krüptovarasid ja siis sa lähed mõne raamatupidaja juurde, ütled, kuule, tee mul raamatupidamine ära. 10 raamatupidajast 9 või võib-olla isegi 198 ütlevad sulle, et palun tagane mu uksest, saatan mu uksest välja, ma ei tea krüptodest midagi, ma ei taha ka teada. Aga järjest enam neid on ikkagi, kes seda teemat nagu teavad ka. Mida raamatupidajal on vaja teada, on see, et kus kohas sul nad on, mis sorti nad on, kus kohas nad sul on, miks sa neid hoiad ja kui see eesmärk ei ole kui sa ostad neid ka mingisugusel muul eesmärgil, kui see, et vist tõuseb, ostan, tõusis, müün maha, siis peab hakkama vaatama ka neid erinevaid tõukene liike. Aga jällegi ei maksa üle mõelda, kui see krüptovaradesse investeerimine on see, mida ma peamiselt näen, et sa mängid puhtalt hinnale. Siis nad on kõik täpselt ühte liiki, edasi ei pea mõtlema, kõik on varudes ja õigluses väärtuses ja rahumajas. ICO on kahtlemata keeruline, aga ma arvan, see ei ole tänase päeva teema. Siin on nüüd krüptovarade liigid. Ehk siis jällegi see muutub oluliseks siis, kui sa teed nendega midagigi muud kui seda, et ootan hinna liikumist ja siis vaatan, mis edasi teha. Kas mingid küsimusi on vahepeal tulnud? Siin on tõukenitega on erinevad õigused. Jällegi, kui sa ei süvene teemadesse, mis nad on. Näiteks meil oli üks noormees tegeles krüptode kauplemisega. Ma küsisin, et kuule, sul on siin 180, sa oled siin kaupelnud aasta jooksul 180 erineva tõukeniga. Küsin, kas sa tead ka, mis seal taga on? Kes seal taga on, mis nad plaanivad? Vaata mulle Marguste silmade otsa, et ütlen sulle ausalt, mind absoluutselt juhitab. Ma vaatan ainult tehnilist analüüsi ja tõukenede liikumist. Siis ei pea süvenema sellesse, et mis seal taga on, kuna sinu eesmärk on ainult puhtalt kauplemine. On ainult, siis ta ongi nagu ainult kauplemise eesmärgil hoitav, õiglases väärtuses ja varudes ja nii ta ongi. Siin on reeglid ja juhendid, mis siis Eestis neid krüptovarade kajastamist reguleerivad. On üks Eesti, link on ära kadunud, aga Google'i leebles, on üks Eesti raamatupidamistoimkonna juhend on olemas, mis on üpris üldine. On päris korralik IFRS-i juhend olemas, on ka kaks, ta lehvitas mulle mingisuguse sildiga, mida ma ei näinud, mis seal kirjas oli. Ja on ka 2 audiitorite juhendit,
mis siis räägivad sellest, et kuidas käituda krüptovaradega, kui tulevad igasugused piiripealsed asjad. Siin on definitsioonid. Eesti reeglid krüptode kohta on hästi üldised. Põhimõtteliselt räägivad seda, et aruanne peab olema oluline ja andma piisavalt infot ja otsusta ise, mismoodi õige on. Rahvusvaheline praktika või põhimõtteliselt need igasugused suured audiitorid, kes siis päeva lõpuks otsustavad seda, et ehk siis need suured audiitorid, kes põhimõtteliselt igasugused reeglid omavahel kokku lepivad, ütlevad, et krüptod lähevad varude reale ja kogu moos, kuna nad ei ole mingisugune raha, neid ei ole välja andnud keskpank ja keegi seda ei garanteeri. Siin on see, et kuidas krüptovarasid liigitada. Mõned näited. Näiteks, see on kõige levinum juhus, ala Bitcoin, ostsin, kas ma siis tahan, harvematel juhtudel tahan arveldada, enamusel juhtudel hoian lihtsalt hinnamuutuse ootuses, alati kaastatakse õiglases väärtuses ja varaklassiks raamatupidamise aasta aruandes panete varude reale. Ja sõltumata siis sellest liigist, et kui su eesmärk on siis see kauplemine või investeerimine, siis sa hoiad teda siin. Kui peaks olema, kui nüüd keegi ostis mingit väga spetsiifilist tokenit, näiteks mõnelt ICO-lt, mingil muul eesmärgil, siis miks ta on oluline? Räägime ära, nad on tegelikult olulised. Kui sa ostsid sellise, mis võimaldab osaleda projekti kasumis, ettevõtte või projekti kasumis, ja sa arvad, et see on tõenäoline, siis ta läheb finantsinvesteeringu alla. Kui sa ostsid tokeni, mis annab õiguse osaleda projektis, aga sa arvad, et see on selline fishy värk, et läheb, õnneks läheb, ei tea, siis sa paned ta kuluks. Aga sa jätad, et ta on selline asi nagu tingimuslik vara, ehk ta läheb kuluks, aga ta läheb sul kuskile nagu bilansiväliselt arvel, et seda päris ära ei pea unustama. Kui sa ostad sellise asja ICO-lt, meie hooandja asjad, et tahan ehitada mingisugust asja, mul on selleks palju raha vaja, ostke minu tokenit, saate hiljem mingi seadme või mingisuguse teenuse poole hinnaga, siis ta on raamatupidamise üldse ettemaks. Ja vastavalt siis ettemaks selle eest, mida sa nagu ostad. Oluline asi, mida peab teadma, et kui on selline krüpto, mis ma tean, et see on mingi asi, mis te teete, ma ei tea, ehitate kodutute kasside varjupaika, kogute raha, väga super projekt, ma toetan teid, aga ma ei saa selle vastu mitte midagi. Isegi mitte oma ettevõtte silti varjupaiga seina peale, siis ta on annetus ja kahjuks see annetus on maksja jaoks maksustatav tulumaksuga. Ehk see on see üks maksuriski koht. ICO puhul peab hindama, milleks seda saadud raha kasutatakse, ehk ka milliseid lubadusi on investoritele väljastatud ja vastavalt sellele tuleb seda liigitada. Teema, mis on oluline, võib-olla siin ICO korraldajaid ei ole palju, aga siin võib olla inimesi, kes töötavad mingites startupides. Ehk kui sa osaled mingisuguses projektis, ma ei tea, tegime startupi, hakkame mingisugust ägedat asja ehitama, finantseerimiseks ei läinud mitte mingite inglite juurde, aga tegime ICO ja mida tihti tehakse, jagatakse neid tokeneid ka töötajatele preemiaks. Ja siis nimetatakse seda osalusoptsiooniks. Ei, see ei ole osalusoptsioon, see on täiesti tavaline töötajale tehtud varalist väärtust omav kingitus ja paraku ta on täislaksuga maksustatav. Ja miks ta on ka töötajale oluline, on see, et kui
ettevõte jätab maksud maksmata, siis on maksuametil minna ja inimest minna raputama, et kuule, tööandja ei maksud makse, maksa ise nüüd. Ehk kui keegi tahab sulle selliseid mingisuguse töösuhtest tulenevalt mingit tõukeneid jagada, siis sa pead arvestama, et sellelt tahab riik makse saada. Kaevandamine on, põhimõtteliselt ma arvan, keda see teema huvitab, see teab, mis asi on kaevandamine, põhimõtteliselt rendid oma arvuti välja, midagi ta seal arvutab ja siis saad vahetevahel mingid tõukeneid. Raamatupidamise mõistest on tulu. See on asi, mida reeglina ei ole mõtet eraisikuna teha, sest elekter maksab ja arvutid maksavad. Kui sul õnnestub seda teha kuidagi niimoodi, et kulud on väikesed, siis sa deklareerid selle saadud tõukerite turuväärtuse lihtsalt eraisikuna muu tuluna ära. Muud asjad, see staking ehk siis selle krüptode hoidmine, mingi kokkuleppeline hoidmine kuskil, täpselt samamoodi müügitulu, airdrop ehk siis reklaami eesmärgil saadud asjad on raamatupidamises muu äritulu. Maksustamine. Kõik tegevus, mis on seotud krüptodega, välja arvatud nendega maksmine. Kui sa maksad mingite teenuste eest krüptodega, siis see ei muuda teenuste endi maksustamist. Aga kui sa tegeled mingi krüptoinfra, kui seal on mingi krüptoportaal, kui sa pakud mingit rahakoti teenust, kõik need on alati maksuvaba tulu ja rohkem nagu mingit teemat ei ole, mingit kuskilt käibemaksu tagasi küsida ei saa. Aasta aruandes Eesti reeglid ütlevad, et peaks siis avalikustama arvestuspõhimõtted, saldod ja liikumised. Praktika on see, et jah, et arvestuspõhimõtetes peab küll ütlema, et varude real on krüptod, aga ka väga palju keegi rohkem sinna kirjutada ei taha. Ümberendlus. Aasta lõpus vaatad üle, mis alles on, vaatad kas või näiteks sellest samast CoinMarketCapist, mis on selle 31. detsembri turuhind ja siis vahe paned siis muu finantstulu alla. Mikro ei hinda ka krüptosid ümber. Otse sai. Nii. Küsimused. Et nüüd me jätkakski siis küsimustega, et neid on tegelikult päris palju tulnud erinevate valdkondade kohta. Küsimus. Kas kinnisvara ostu saab võtta firma põhivarana ja arvele ja siis aastatega väärtust langetada ja siis amortiseerida? Leiame selle üles. Kinnisvara ongi see, et sa võtad algul arvele selle hinnaga, mis sa ostsid, pluss siis tehingukulud ja edasi sa otsustad, et kas sa tahad seda kajastada korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on see, mida sa praegu kirjeldasid. Et võtan ta soetusmaksumuses arvele ja siis hakkan jupikaupa kulusse kandma või hindan ta igal aastal ümber turuhinda. Et esimene on igal juhul lihtsam. Ma tean, et inimesed et nii mõnigi raamatupidaja tahab väikeettevõttel teha sama peent arvestust ja aruannet nagu suurel ettevõttel ja mõni leiab ka ise, et juba huvitav on kõik asjad järgi proovida. Aga see on kahtlemata asi, kus tasuks asjad hoida nii lihtsana, kui lubatud on. Kinnisvara teemal jätkaks, et kui nüüd kinnisvara on inimesel juba eraisikuna olemas, et milline siis võiks olla just väljaüürimise eesmärgil see õige lahendus, et kas siis vara tasuta kasutamise lepinguga anda kasutada või on seal mingid muud moodused ja kuidas siis näiteks selle lepingu puhul oleks võimalik mingid kulud ikkagi ettevõttesse kanda? Laias laastus on sul, kui sul on ettevõtte ja sul on kinnisvaraobjekt, mida sa omad eraisikuna. Sul on laias laastus 2 võimalust. Üks on see, et ma annan selle tasuta kasutada ettevõttele või ma müün selle ettevõttele, 3 tükki siis. Ma müün või ma paigutan ta jällegi osa kapitali mitterahalise sissemaksena. Tulemus on kõigil ettevõtte poolt vaadatuna sama. Korter on ettevõtte kasutuses, õiguspäraselt kõiki kulusid ma saan kanda ettevõtte alt. Millal mida kasutada? Tasuta kasutamise lepingut kasutatakse eeskätt sellisel juhul, kui asi on ostetud pangalaenu ka. Ja sa saad kasutada selle oma esimese üürikorteri ostmiseks seda kõige soodsamat pikaajalist eluasemelaenu. Sest pangad annavad 2 tükki, nad annavad sulle ühe selleks, et sa endale saad osta, aga nad annavad teise ka. Et võt, ma
ostan korteri selle lapsele tuleviku tarbeks. Noh, üldiselt ikka antakse. Aga siis sa ei saa seda korterit ettevõttele maha müüa. Siis on ainuke võimalus see tasuta kasutamise leping. Müük versus mitterahaline sissemakse. Müük genereerib sul kohe see tulumaksu kohustuse eraisiku nimel. Ostsin, ma ei tea, sain vanaemalt päranduseks korteri, soetusmaksumus on ümmargune 0, müün ettevõttele maha, maksuamet tahab vahepealselt tulumaksu saada. Kui ma panen selle mitterahalise sissemaksena ettevõttesse, siis ma ei pea tulumaksu maksma. Samas, kui mul on võib-olla korter, kus on ostetud, ma ei tea, tipus, tänane turuhind on 5% madalam, kui tollal oli, no siis ma võin ju müüa ka. Vahet ei ole, päeva lõpuks kõik raha, mida sa oled kõik raha ja vara, mida sa oled ettevõttesse sisse pannud, tuleb maksuametis ära deklareerida ja selle sa saad tulevikus maksuvabalt tagasi võtta. Et ka sellisel juhul, kui sa oled mitte ei anna ettevõttele laenu või müüd talle mingit asja, kui sa oled selle asja pannud oma kapitali mitterahalise sissemaksena, ka selle saad kunagi maksuvabalt tagasi. Aga meil on ka väga palju noori kuulajaid ja räägi, Krista, mis peaks olema siis sellised veakohad, mida peaks vältima kindlasti noori algaja investor? Just siis see, et kui hakatagi seda ettevõtluse alla kolima, et sa ütlesid, et asi hoida võimalikult lihtsana, aga mis need eksimuse kohad siis on? Kuidas mul siin algul oli? See oli see slaid. Ehk kui sa oled siuke noor inimene, et sa kõigepealt mõtled, mida sa üldse teha saad. Esimene asi on tavaliselt, mida ma ütlen, kasutama 3. sammas ära. Ja kui sul on, sa hakkad investeerima siis, kui sul on mingid sissetulekud. Tavaliselt need sissetulekud on seotud noortel ikkagi mingi palgatööga. Ehk sa saad juba hakata kasutama seda 3. sammast. Ja siis, kui sa ütled, et 15% tulust pane omal 3. sambasse, siis saabub vaikus. Ehk see ongi tavaliselt kuskil see suurusjärk, mida inimene investeerida plaanib. Aga see on nii igav. Ma saan täiesti aru, ta ongi igav, aga ta on kõige mõistlikum algajale. Sellest ma arvan, et te siin tänasel päeval räägite veel pikalt, et mis on nagu mõistlikud variandid, aga mida ma tahan öelda on, et tavaliselt, kus see järjekord lähebki, et 3. sammas, natuke veel raha, ostan mingisuguseid aktsiaid. Kui sa ostad mingisuguseid Tallinna Kaubamaja või mis meil siin on mingid tuttavamad asjad, Eesti aktsiaid, selleks on olemas investeerimiskonto. Sul ei ole ikka veel ettevõtet vaja, 3. samba jaoks ei saagi olla, Eesti turuaktsiate jaoks ei ole vaja. Järgmine tavaliselt, kuhu minnakse on Funderbeam. See juba on vaja, Funderbeam ei mahu investeerimiskotta alla. Ehk kui sa mõtled Funderbeami peale või sa mõtled mõnede krüptode peale või ühisrahastuste peale, see on koht, kus sa hakkad ettevõtet tegema. Ehk see on nagu 3 astet, et tavaliselt on 3. sammas, mis tundub liiga igav, ma ei saa mitte midagi teha, aga midagi ei ole teha. 3. sammas, Eesti aktsiad ja kui sa jõuad selle 3. tasemeni, ehk siis on need Funderbeamid, krüptod ja ühisrahastused, see on see punkt, kus on ettevõtet vaja. Sest need on asjad, mida ei ole mingit mõtet eraisikuna teha, ta lihtsalt nii kahjulik. Milline võiks umbes olla see portfelli maht, et mis hetkest seda hakata mõtlema, et kus need raamatupidamise ettevõtte loomisega seotud kulud versus siis makstav maksud ja kahjumid nagu võiks hakata üksteist tasakaalustama? Kui me räägime siin 1000, siis kindlasti mitte. Kui me räägime 5000, ma ütleks, et mingisugune 15-20 000 võiks olla nagu see punkt, kus sa hakkad nagu ettevõtte poole mõtlema. Oli siin korra juba Funderbeamist juttu, et viimasel ajal hästi populaarne platvorm, palju kampaaniaid, et seal nüüd tekib mõnel inimesel segadus seal, et on meil loan note'id ja siis on need osalused. Et kas neid nüüd ettevõtte raamatupidamises peaks kajastama erinevalt või mismoodi seal see toimiks, et tavainimene mõistab loan note'i justkui nagu välja antud laenu? Aga need ei ole laenud, need ei ole kahjuks laenud. Laen raamatupidamise, ta on raamatupidamine, kui me mõtleme, mis seal taga on. Seal on ju taga see, et ma annan sulle raha, sina oled mingi SPV, sina
osaled siis investeeringuna. Ta ei ole minu jaoks laen, sest laenul on 2 olulist parameetrit. Ma tean, et ma saan selle tagasi mingil ajal ja ma saan sealt kokku lepitud ulatuses intressi. Siin on see, mul pole õrna aimugi, millal sa mul selle raha tagasi maksad. Ma ei tea, see võib juhtuda 10 aasta pärast. Nagu ma saan aru, need loan node'id on peamiselt, raha makstakse tagasi siis, kui see kunagi maha müüakse. See võib olla 10 aastat, ta võib olla üldse mitte kunagi. Aga erinevalt näiteks sellest aktsiast, siis loan note ei anna mulle mitte mingeid õigusi. Ma lihtsalt andsin sulle raha, et sa saaksid osaleda mingis investeeringus, aga sina esindad ka mind nende näiteks üldkoosolekul. Ma ei saa minna. Kui mul on, ma ei tea, kelle seal täpselt aktsiad olid, hetkel tule meelde, siis ma saan minna tema üldkoosolekule. Istun maha, kui siin on nii, kuidas, mis te tegite, rääkige nüüd välja oma aktsionäridele. Aga loan node'i puhul mul seda õigust ei ole. Aga raamatupidamise vaatenurgast, kuna mul ei ole mitte mingisugust infot, millal see raha mul tagasi tuleb, kuna mul ei ole mingit garanteeritud intressi, siis mina panen nad kõik finantsinvesteeringuteks. Ja see, et Funderbeamis sa saad seda ära müüa, see ei tee teda avalikult kaubeldaks väärtpaberiks. Et kõik Funderbeamid on igal juhul soetusmaksumuses, kui nad ei kuulu alla hindamiseks. Seal me üldse mingist turuhinnast ei räägi. See, et seal tehakse mingisugune mõnikümmend tehingut vahetevahel, ma ei tea, aastas ei tee teda avalikult kaubeldavaks väärtpaberiks. Ja kas selline Funderbeami investeering siis kajastatakse rohkem lühiajalisena või pikaajalisena või see oleneb nüüd investori enda kavatsusest? Üldiselt pikaajalisena, just. Et isegi kui seal on selle spreedi pealt kauplemine, mis seal... Kui sa kaupled, siis on teine asi. Kui sa kaupled. Ja kui sinu eesmärk väga selgelt on kauplemine, siis on teine asi, siis on lühiajaliselt. Aga üldiselt, kui sa hoiad seda ikka nagu ostad selleks, et äge asi kasvab, siis on nagu pikemalt, siis on pikaajalistes. On sul veel, Annabel, mõni küsimus meie esinejale? Ja mul on üks tähtis küsimus. Millised võiksid olla näiteks 2 teost, mida iga meie kuulaja peaks tarbima? Et kas see võib olla raamat, mingi podcast? Üks raamat, mis on tõsiselt hea, on nüüd see paks kõvakaaneline, mis siin nüüd hiljuti välja tuli, siis mul ei tule see nimi meelde. Tehnikaülikooli lektorid siin kõik, Talpsepp, ütle nüüd, teekond finantsvabadus ei olnud. Jah, ei tule see nimi meelde. Aga see oli nagu tõsiselt hea. Ja alustajatele, vaata, see nagu raamatud on nagu 2 sorti, ütleme, et üks on need, ühed on need, mis annavad konkreetseid fakte. Ja nende, see raamat, mille nimi mul kuidagi meelde ei tule, see oli selleks hästi hea. See oli hästi palju infot, konkreetsed asjad, kuidas midagi teha, mis järjekorras teha, mis portfelli proportsioonid, kõik värgid, särgid. Ta on nagu õpik. Aga näiteks Kristi Saare investeerimine algajale, see on nagu selline motivatsioonikas. Sest selleks, et üldse midagi tegema hakata, sul peab olema sa pead nagu enda jaoks endale selle maha müüma. Et nüüd hakkan peale ja hiljemalt 35. eluaastaks on finantsvabadus. Et sul on mingi motivatsioon, mis paneb sind liikuma ja kui sul on see motivatsioon ja suur plaan olemas, siis on see koht, kus sa lähed nagu konkreetsete õpikute juurde. Ja kuulajatele ka teadmiseks, et me kindlasti selle raamatu nimetuse paneme YouTube'i kommentaaridesse ka, et selle me vaatame järgi. Just. Et need 2 asja minu mõista on nagu väga-väga hea. Ja loomulikult mina isiklikult soovitan lugeda ka Krista blogi nii Pilvebürood kui Robi ja Bobi, et seal on hästi palju teemasid kajastatud. Ja meil tuli veel üks kiire küsimus kuulajalt. Kas mitterahaline sissemakse eraisiku nime oleva korteri näol saab toimuda ainult siis, kui korter on ilma laenuta? Ja, sellepärast, et nii kui sa seda korterit müüa tahad, siis see laen vaadatakse ümber. Sest miks seda... ma ütlen, tavaliselt ongi see, et see esimene üürikorter on siis teine eluasemelaen, sest sellistel tingimustel mitte keegi mitte kuskil sulle rohkem laenu ei anna, et see on nagu ei ole mõtet ära kasutada. Ja see on see korter, mida sa ei saa oma ettevõttele müüa ega mitterahalise sissemaksena teha, sellepärast, et siis sinult kaob see ettevõtte, siis see korter kaob sinu nimelt ära.
ja siis sul kaob igasugune õigus ka sellele eluasemelaenule ja siis pank ütleb, et mis see 10-aastane bullet 5%, mitte 30 ja 1,5%. Kas mina veel küsiks siia lõppu sellise küsimuse, et mainisite ka, et indeksitesse investeerimine on igav ja Funderbeam läheb huvitavaks, et millist teie enda investeeringud on, et kas need ongi sinna pigem igavatesse varadesse või on just midagi huvitavat, et teil on need nüansid kõik teada, et kust võiks olla kasulik midagi? Minul on igavad asjad, ehk seesamane kolmas sammas, mul on natukene kinnisvara ja siis mul natukene metsa. Mul ei ole aktsiaid, eraldi aktsiaid, sest võib-olla nüüd võiks osta, aga see on nagu see, et kui sa tead mingist asjast liiga palju, kui sa oled nagu piisavalt palju kuulnud, mis nagu Eesti börsiettevõtetes sees toimub, siis sa kahtlustad, et mis neist teistest toimub, mida ma ei tea. Kus liiga palju infot on ka natuke halb, tekitab sellist kohutavat ülemõtlemise koht, et see on minu väga tugev ülemõtlemise koht. Siis mul on 2 ettevõtet, on see Pilve Pro ja Robibobi. Robibobi kasvab hästi kiiresti, meil on juba siin 20 raamatupidajat palgal ja mingi 300 ettevõtet, et see on selline pikaajaline asi. Ja siis on Pilve Pros, ma müün e-raamatuid. See on ka investeering. Ma kirjutan e-raamatu valmis, siis ma müün seda. Mõtle, kui sa nüüd arvutad, et kui palju sa pead saama dividendi aktsiaid, et teenida 5000 eurot kuus. See portfell peab ikka päris suur olema, aga ma saan oma e-raamatutega selle teistpidi ära teenida. Et see on omamoodi investeering, ma sa teed ühe korra ära ja edaspidi on nagu selline jätkuv tulu ilma, et sa eriti midagi tegema peaks. Nagu, ma ei tea, kulutad, mul on nagu allahindluste graafik, praegu see nädalavahetus allahindlus, Pilve Prool on sünnipäev, jälle mingisugune raha tuleb, teen uuenduse, teen uue raamatu. Et see on siuke hästi, minu jaoks hästi lihtne asi. Miks e-raamat, mitte paberkujul? Mul on mõned paberraamatud ka, sest inimesed hirmsasti tahavad, eriti vanemad inimesed, aga e-raamat on lihtne. Mul ei ole mitte mingit kulusid. Mul on Canvas üks standardne kaanekujundus, kirjutan valmis, formaadin ise ära, salvestan PDF-i, panen e-poodi üles, saadan lingi. Ei mingit postikulusid, ei mingisugust trükikulusid, kulusid ei ole. Suurepärane, aga olemegi küsimustega lõpuni jõudnud. Aitäh teile, Krista, teate tõesti väga naine. Ja nüüd on kindlasti ettevõtte alt investeerimise sellised täpsemad nüansid ka kõigile selgemaks saanud.